2 neeru on müügis nüüd, enam-vähem sama aastakäik. See on päris hullumeelne, kui palju on debatti ja arutelu seoses Teslaga. Et lõppude lõpuks oleks mingisugune järeldus. Võtame me arvutimaailmaga Model X-i terveks nädalaks ja testime teda. Selleks, et seda kõike kajastada ja visuaalselt ilusti ka teieni tuua, on meil vaja tehnikat. Nüüd me käime läbi väikese nimekirja tehnikast, mis me kaasa võtame. Alustame valgusest. Meil on siin üks suurem ning üks väiksem aparaat. Järgmisena on 2 erinevat stabilisaatorit. Üks telefonile ja väiksemale kaamerale, teine veidi suuremale. Ja me võtame kaasa 2 kere sellepärast, et kummalgi ei ole lisaakusid. Üheks kereks on Canon EOS 200D ja teiseks on EOS M50. M50 ees on niinimetatud pannkooktoru ja 200 ees on praeguse hetkeseisuga 24x105. Ja see konkreetne aparaat on 1DX Mark II, mille peal on Rode VideoMic Pro. Me saame ühele õnnelikule ära anda lisaks sellise mikrofoni. See on mõeldud üldiselt telefoni küljes kasutamiseks, aga ausalt öeldes soovib see ka igale poole mujale. Ja kui sa tahad seda endale, siis kirjuta alla kommentaaridesse, kus ja miks kasutaksid just sina seda. Terve trobikond erinevaid selliseid gorillapoode. Järgmine asi, mis peab olema, on droon GoPro. Kunagi ei tea. Telefoni. Siin on meil üks vana iPhone, vana Samsung ja midagi täiesti tuttuut. Huawei P20 Pro. iPad, akupank. Müra summutavad pusekõrvaklapid selle jaoks, et müra saaks summutatud. Ja üks vana MacBook Pro. Ja nii palju kui vähegi võimalik, siis kogu selle tehnika nimekiri on all kokkuvõttes. Tervist! Ja viimane asi, mida meil on vaja. Meil on laeva vaja. Tere tulemast Helsingisse! See on meie buss. Ühesõnaga, me täpselt ei ole siiamaani aru saanud, mis juhtus, sest me oleme circa 25-30 minutit bussipeatuses seisnud ja näinud 4 bussi, mis on õiged bussid, aga midagi me tegime kapitaalselt valesti ja need bussid meid lihtsalt peale ei võtnud. Aga nüüd me oleme õnnelikult õiges bussis, me loodame vähemalt. Kõigi eelduste kohaselt me saame umbes poole tunni pärast Tesla. Tänu sellele, et Helsingi ühistranspordis ei ole mingid korrektseid displeid, vaid on sellised üherealised nagu aastal umbes 43 oli meil, siis me endiselt täpselt ei tea, kus me oleme. Google Maps väidab meile, et me oleme 2 kilomeetri kaugusel, me teeme justkui mingisuguseid huvitavaid ringe. Mul on tunne, et peale meie pikka ja väsitavat trippi me lõppude lõpuks oleme õiges kohas. Nüüd on lihtsalt järgmine probleem, et kust sisse saab. Läheb vist veel veits aega. Me saame nüüd lõpuks ometi vist Tesla kätte ja meie eepiline trip, et ta kätte saada, lõpeb sellise eepilise väravaga, nagu on minu selja taga, kust ma lähen nüüd läbi. Olukord on siis selline, et me oleme õnnelikult sõitnud Teslaga maha esimesed mitukümmend kilomeetrit. Me oleme saanud joonistada. Me oleme näinud... Photoshop on olemas. Photoshop on olemas, jah. Et ta on siuke paint veel, et ta ei ole nagu nii tasemel, kui ta aetsias. It took us a while to get lost and everything, but now we think we are here.
meil oli väga äge kohtumine praegu Canoni erinevate tegelastega. Täiesti ebaõnnestunud kohtumine, kuna me siiralt lootsime, et seal midagi huvitavat ei ole. Nüüd on kahjuks häda selles, et meie olemasolev tehnika ei kõlba mitte kuhugi. Iseenesest, kui keegi on huvitatud, siis 2 neeru on müügis nüüd. Enam-vähem sama aastakäik. Canoni poistele ilgelt meeldis ka Teslaga sõita, nii et ka nendel oli lõbus päev. Eesti poisid tulid ja viisid Teslaga sõita. Varsti lähme võtame siis võid, juustu ja no me lähme vaatame ka siis kohalikke neid kultuuriasutusi, ehk siis me oleme IKEA-sse. Põhimõtteliselt olukord on täpselt samasugune nagu Model S-iga. Model S-i pidas produtsent tohutult igavaks autoks. IKEA-sse! Ida-Euroopa turistid Helsingis käisid ära ka IKEA-s. Saime sealt plaadi, kotisulgurid. Päris suur auto. Kuuldavasti on Soomes odavam juust ja või, kui on Eestis. Kuna Tesla sugune säästuauto on, millega 400 kilomeetri läbimine maksab vaid 8 €, siis me tulime Suure-Õuna Prismasse seda Helsingis kontrollima. Kilo juustu, 1,5 kilo võid, 2 suurt pakki lagritsa nätsu, kokku 18 €. Eestis oleks selle raha eest saanud 1,5 kilo võid. Me oleme elus terved ja meil on umbes 1,5 tundi laevani. Tänane päev on olnud pikk, asjalik, tegus ja kõik muud positiivsed asjad. Meil on Tesla, me saime kokku Canoniga. Me ei ole mitte midagi ära lõhkunud, me ei ole mitte kedagi ära lõhkunud. Ja ilm on olnud fantast. Nii et ma usun, et me lõpetame selle sama episoodi siin super positiivselt. Ja jääge ootama seda asja, mis me selle masinaga pihta veel hakkame uuel nädalal.